üks meist ei lase meil nii-öelda välja tulla kaotusseisudest, ükskõik rahalistest, lahkuminekutest, elukaaslase, lemmikloomade, kelle iganes kaotusest siin elus, on see, et meie turvalisus piltlikult öeldes pannakse kõikuma. Ehk siis rutiin, millega me oleme harjunud, kaotab oma kehtivuse, võiks piltlikult öelda. Ja tänu sellele oleme me nii-öelda ärevussituatsioonis, ehk siis aju kogu aeg skanneerib piltlikult, mis nüüd võiks kõik toimuma hakata, sest et see, mis oli, enam ei kehti ja see, mis hakkab tulema, on unknown ehk siis tundmatu. Ja sellepärast, et samad igasugused hingamisharjutused on väga heaks vahendiks selle ärevuse maandamiseks. Näiteks üks, see ei ole minu välja mõeldud, aga see on geniaalne, ma ütleksin, on nii-öelda see liblikas. Ehk siis, kui te tunnete seda, et ärevustase võtab võimsust ja te saate seda teha, siis hingake sisse ja hakake silitama iseenda käsi, varsi, samaaegselt keskendudes sisse ja välja hingamisele. Võite lugeda samaaegselt näiteks numbreid 1, 2, 3 ja häälega. Miks? Te kaasate erinevaid kehapiirkondi ja ajupiirkondi. Lisaks näiteks seesama liigutus on see, mida me automaatselt hakkame tegema juhul, kui me tunneme ennast ebakindlalt. Muuseas, mida teevad tavaliselt emad ja isad teid rahustamiseks. Ja see tekitab meis heaolutunnet, turvalisuse, kindlustunnet. Lisaks, kui ma nüüd hakkan neid numbreid lugema ja kõva häälega ja kui ma näiteks kujutlen ette, kuidas ma rahulikult kõnnin mööda mereranda, ütleme 1, 2, 3 ja piltlikult kogu aeg kujutan, kuidas ma kõnnin, siis kuhu ma viin oma fookuse, seal on kogu minu tähelepanu. Ehk siis ma ei saa samal ajal muretseda. Lisaks ma tekitan endale neurofüsioloogiliselt, seal on tuhandeid kemikaale, mis hakkavad tööle läbi selle, heaolutunnet. Ja nüüd, kui ma hakkan veel siin juures hingama, siis tahes tahtmata